Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Selles videos me räägime Moodle'i natiivsest tööriistast nimega Quiz. Eesti keelde saab seda tõlkida nagu test või viktoriin. Natiivne tööriist tähendab, et seda eraldi lisama ei pea. Näiteks H5P tööriistad installitakse eraldi, kus juures Quiz käib koos iga Moodle'iga ning seda eraldi installima ei pea. Nii et kui teil on kuskil mujal Moodle versioon, mis on otseselt kastist installitud, out of the box, siis see Quiz tööriist peaks seal ka olema. Mis on kõige tähtsam erinevus, mida peab meelde jätma, et erinevalt H5P'st luuakse ja talletatakse Moodle'i testi küsimuste pangas eraldi ja neid saab erinevates testides uuesti kasutada. Testi ehk viktoriini loomisel saate esmalt luua küsimusi ja lisada need viktoriini või lisada viktoriini esmalt ja alles siis luua küsimusi. Aga kõigepealt peab looma küsimuste kategooriaid ja selles videos ma näitan, kuidas seda saab teha. Ja nüüd me oleme meie töölaual ja lähme siis sellele kursusele, kuhu te tahate oma testi lisada. No ma võtan näiteks selle English from scratch to Python. Ja selle ikooni peal klikkides te näete seda menüüd. Ja siit peab siis lisama more. Ma kohe siis lülitan ümber eesti keelde. Nii, vaatame siia peale ja rohkem. Ja nüüd te näete siis küsimuste pank. Siin on siis küsimused, kategooriad, impordi, ekspordi ja räägime kõigepealt siis kategooriatest. Nüüd te näete, et näiteks kategoorias default for English from scratch to Python, see on siis vaikimise kategooria. Küsimusi veel ei ole ja minul on ligipääs erinevatesse kategooriatesse. Teil muidu nendesse kategooriatesse ligipääsu ei ole, teil on ainult ligipääs sellesse kategooriasse, kuhu teie kool kuulub. Okei, vaatame siis kategooria peale. Ja te võite siis kategooriat lisada. Ja ülemkategooriaks on siis teie kooli kategooriad ja seda muuta ei saa. Näete, mina võin muidu valida erinevaid kategooriad, aga teile siia tuleb ainult üks kategooria, mille alla saab erinevaid kategooriad luua. Ja näiteks mina tahan luua väikese testi, no ütleme, et väikese geograafia testi ja sinna kategooria alla lähevad kõik geograafiaga seotud küsimused. Annan siis sellele kategooriale nimi. Ja vajutan lisakategooria. Nüüd näete, et see geograafia kategooria ilmus siia ja selle peale vajutades ma näen, et küsimusi veel ei ole. Ja nüüd saab siis koostada küsimusi. Aga sellest me räägime siis järgmises videotunnis. Ja nüüd ma tahaksin näidata, kuidas saab siis seda testi esmalt luua ja pärast küsimusi lisada. Testi lisamine on päris kerge. Ja selleks on vaja siis vajutada siia lisategevus peale. Ja siit valida test. Lisa uus test. Nii, nüüd läheme siis hindamise peale. Seda te võite alati ignoreerida ja siia võite panna näiteks 10 punkti. Siis vaadake, kas te tahate 1, 2, 3 või rohkem sooritamiskatsed ja kas keskmine hinne või esimene või mis iganes. Ühele lehele te võite panna kas kõik küsimused või 2, 3 või 4, tegelikult see on siis teil otsustada. Ja kindlasti vaadake seda Safe Exam Browser. Ja vaadake neid lisapärangut ja nii edasi. Ja nüüd siis salvesta ja kuva. Näete, meil ei ole veel küsimusi lisatud. Selleks, et lisada küsimusi, valige siis siia, muuda testi. Ja siit saab lisada küsimusi. Küsimuste lisamisest me räägime järgmises videotunnis. Tänan vaatamast ja aega.